tere, mina olen Matis, olen Fleet Complete'ist ja olen tulnud täna Pärnusse meie pikaajalise kliendi Schön Transpordi juurde. Minuga istub koos Rene. Rene, räägi paari sõnaga võib-olla oma ettevõttest ja kes sa ise oled? Tere, Rene, Schön olen mina, tulen Pärnust. Oleme ettevõte koos vennaga seda teinud 15 aastat. Olen ise ka autojuht olnud, nii et ma võin öelda, et ma tean seda transporti juure tasandilt. 15 aastat transpordiäris olla, et see on ju päris muljetavaldav. Et ma hakkasin siin mõtlema, et meie teenust oled sa ju kasutanud sellest 12 aastat. Kui sa nüüd mõtled natukene ajast tagasi, et kuidas need esimesed 3 aastat siis olid võrreldes nüüd sellega, et kus meie oleme appi tulnud oma lahendusega? Nagu Ott kosmoses. Pidevalt oli see, iga hommik pidid autojuhid mulle raporteerima oma olukorrast, kus kohas nad on, millal liikuma hakkavad, kui pikk paus oli ja nii edasi. 12 aastat tagasi tõenäoliselt see täppkaardil oli see esimene valu lahendamine, et ei pidanud juhtidega igapäevaselt sõnu mineerima. Täna see täppkaardil on nii standard, et võib-olla selle peale iga päev enam ei mõtlegi, et kas oskad välja tuua mõned sellised punktid, mida täna siis pingsamalt jälgitakse? Kindlasti taho allalaadimine, see on oluliselt lihtsamaks läinud, et ei pea siin selle aparaadi ja juhtmega jooksma sinna autost autosse. Vaatan vahepaid näiteks, on väga lihtne ja kiirelt saan sealt järgi vaadata, mis need kilometraažid on. Samas ka oleme jaganud oma kundedele nii-öelda auto jälgimist, kui nad tahavad näha oma koorma liikumist. Ma näen ära auto mootori tühikäigud, selles siis anda siis tagasiside autojuhtidele, siis ma näen ära sealt sõiduki kiirus. Meie jaoks on seatud siis nagu 85 peale, kui seal autojuht ületab, seal tuleb mulle info ja tuleb autojuhile telefoni peale info, et võta kiirus maha. Teades, et transpordiettevõtte 1/3 kogu kulust moodustab kütus, et kas olete mingisuguseid meetmeid ka kasutusele võtnud, et seda kütusekulud paremini kontrollida? Jaa, meil on lisaks seadmele ka pandud igale paagile kütusevardad ja näha kütusetaset, hetketaset, kui on kütusetaseme järsk muutus, see info tuleb ka meile nii sõnumina kui emaili teel. Lisaks vaatame raportitest ka keskmist kütusekulu. Kui kütusekulu on suur, siis hakkan otsima seda kohta nüüd, et miks see kulu suur on. Seal tühikäik on palju kasutatud, kas on seal põhjagaasiga sõidetud, eiratud seda informatsiooni, mis tuleb sõnumina autojuhile, et võta kiirus maha. Ma hakkan seda kõike vaatama. Me oleme siis oma klientide kogemuste põhjal ka märganud, et jõudeaeg on üks asi, mis on probleem, et eriti kui autojuht läheb kaupa laadima või maha laadima, et siis ta millegipärast armastab mootorit tööle jätta. Ja me teame ka seda, et rekka tegelikult tunnis keskmiselt võtab 3 liitrit diislit. Ja oma näidetel oleme ka näinud, et ühes rekkapargis on rekkaid, mis teevad siis keskmiselt 40 kuni 120 tundi jõudeaega ühe rekka kohta, mis rahalises vääringus on ju rekka kohta seal kuni 500 eurot kuus isegi. Kuidas te täna seda jõudeaega jälgite või kuidas te sellele reageerite? Jah, see on asi, mida me väga pingsalt jälgime. Kui ma näen jõudeaja joon on hästi pikaks nagu veninud, siis vestleme autojuhiga uuesti. Ma kogu aeg räägin nendele sellest. Ja tihtilugu nad seal on vabanduseks tulnud, et unustavad selle käima. Et mõtlesin, et käin kiirelt kontoris sees ära, tulen tagasi, aga seal kontoris võib olla mingi järjekord või läheb aega lihtsalt ja see auto lihtsalt tiksub seal õues ja kõik on raha, mis õhku läheb sealt summutist. Schön Transport on selles mõttes äge klient meile, et te kasutate ka Fleet Gurut, kes on ka üks meie integratsioonipartnereid. Et räägi natuke lähemalt, mis sa seal Fleet Gurus teed? Näiteks see on üks võimalus, et kõik hooldus ja remondi kulud ja info kõik sinna platvormile panna, mis on kõik ühes koos. Muidu ma kasutasin nagu Exceli tabeli ja ma saan seal ka kohe telefonis seda teha ja vaadata kohe nagu kiirelt. Sealt tuleb teavitused lähenevast hooldusest, ülevaatusest, rehvivahetusest, kogu info on mul selle ühe platvormi peal. Ei pea ise nagu meeles pidama või kuskilt näpuga järgi lugema. Fleet Guru äpid on meil pandud iga auto töötelefonisse. Näiteks kui autojuht võtab auto vastu, teeb nii-öelda checklist ära, mis meil on sinna lisatud ja auto inventuuri kohta. Näiteks rehvide olukord, tulekustutit, ADR-i, varustus, kõik muu. Ja veel nad vaatavad puuduste kohta, kui nad avastavad midagi. Näiteks seal on mingi mõlk või mingi kriim. Teevad selle kohta märkuse ja foto. Salvestavad üles sinna Fleet Guru äppi ja see jõuab automaatselt minu platvormi peale. On hea järge pidada. Aitab kogu seda olukorda nagu jälgida ja palju lihtsamaks teha. Ehk siis tegelikult sa digitaliseerisid oma 10 erinevat Excelit ühte pilvepõhisesse platvormi. Täpselt, jah. Kas meie tarkvara kasutamine
on pigem selline rutiinne tegevus täna või on see pigem selline, et noh, ma korra nädalas vaatan mingit raportit? See on tegelikult esimene asi, mis ma teen, kui kontorisse tulen, et teen Fleet Complete'i teen kohe lahti, ma vaatan üle, kus kohas mu autod asetsevad, kellel mootor töötab, kellel ei tööta, vaatan kohe üle tühikäigud, põhjus on, kohe saadan sõnumi, kui kellelgi on seal vähe pikalt tiksunud on see mootor, siis kui on eelmisest päevast on pingeline, kui õhtupoolik on olnud, et auto oleks pidanud kuskile jõudma, siis esimene asi, ma vaatan, kas see auto on sinna kohale jõudnud. Lisaks sellele mul on hea ka nagu ummikuid vaadata. See Saksamaa nagu Staumachherid on seal. Ma tean ette autojuhti hoiatada, et sa liigud 2, 3, 5 kilomeetrisele liiklusummikule, et otsime teise võimaluse. Ja tänu nendele süsteemidele saame oma klientidele pakkuda paremaid ja kiiremaid lahendusi. Ma väga soovin tänada sind, et sa leidsid aega meid vastu võtta ja meiega selle intervjuu teha, et väga huvitav oli ja aitäh sulle. Aitäh sulle ka.